Tere õhtust, see on küllalt levinud küsimus. Loed ajalehe juhtkirja ja loed sealt seda, et no öelgu nüüd ometi, öelgu valitsus või öelgu peaminister, kuidas lood tegelikult on. Millegipärast on inimestel tunne, või vähemalt mõnedel inimestel tunne, et midagi varjatakse nende eest. Ei, Eesti on ühe kõige vabama ajakirjandusega riik ja siin ei ole põhimõtteliselt midagi rahva eest võimalik varjata. Küsimus on püstitatud, kuidas edasi Eesti? Vastus on väga lihtne. Liberaalse turumajandusega, veelgi vabama majandusega. Ja siinkohal võikski punkti panna ja sööma minna. Aga paraku nii lihtne see elu meil ei ole, et kõik inimesed arvavad samamoodi nagu mina ja nagu eelkõnelejad, et rohkem vabadust tähendab ka suuremat rikkust, rohkem vabadust tähendab enamaid töökohti, rohkem vabadust, nagu Terry Miller ütles, tähendab ka paremini kaitstud keskkonda. Millegipärast viimasel ajal on hoopis teistsugused meeleolud valitsemas ka siin Eestis. Ma tulin öösel Bakuust. Kohtasin nende riikide juhte, kus naftat leidub ja ka nende riikide juhte, kus naftat ei leida. Need inimesed, kes olid nendest riikidest, kus naftat leidus, olid kurvad seetõttu, et nafta hinnad on viimasel ajal kohutavalt langenud ja et raske on eelarvet kokku panna nii madalate nafta hindadega. Ja teised olid jälle, ei rõõmustanud madalate nafta hindade pärast, vaid teised kurvastasid selle pärast, et ülemaailmne finantskriis ei ole jätnud puutumata ka nende maid. Olin mõni aeg tagasi Hiinas. Aasia riikide juhid kurdavad seda, et eksport tingituna siis rahvusvahelisest finantskriisist väheneb 6–8%. No ja kõik sealt järgnev oli väga pessimistlikes toonides. Kasahhi minister ütles, et paraku rahvusvaheline finantskriis pole ka nende maad jätnud puutumata. Kui varasematel aastatel laenumaht kasvas kiiresti Kasahhis 30–40% aastas, siis nüüd viimase aasta jooksul vaid 1%. Kuidagi väga tuttav tuleb kõik see jutt ette. Ilmselt ei ole meie ainsad maakeral siin Eestis, kes on hakanud krediidi saamist pidama juba üheks põhiliseks inimõiguseks ja otse loomulikult krediiti tuleks saada ööpäev läbi, kellaajast sõltumata ja loomulikult ka peaaegu tasuta. Mureks on meil ka siin Eestis põhjust. Kui me vaatame nüüd, mis on juhtunud meie SKP kasvuga võrreldes eelmiste aastatega, siis see aegrida on küllalt hästi kirjeldamas Euroopa Liidu SKT kasvu. See kõver teeb tõuse samal ajal ja languse samal ajal, kui need tõusud ja langused on Euroopa Liidus olnud. Tõusud Eestis on olnud järsemad ja langused on olnud üldjuhul, nii palju kui neid on, ühte ainsateselt näete varasemast perioodist, on olnud sügavamad. Kas me peaksime nüüd laskuma pessimismi, peaksime ütlema lahti liberaalsest turumajandusest, mis Eestile on toonud väga suurt edu? Ma ei usu, et Iirimaal näiteks, ainsas riigis Euroopa Liidus, kus viimase 10 aasta keskmisena on olnud majanduskasv kiirem kui Eestis, neil 7,1% aasta keskmisena, meil 7,0%. Et Iirimaal, kus nüüd asjad ei ole kõige paremad, peaministri sõnul eelarve defitsiit hetkel isegi 6,5%. No et kas me usume, et Iirimaal loobutakse vabast majandusest
ja asutakse protektsionistlikule teele. Kindlasti mitte. Ja täpselt samamoodi ei peaks ka meie Eestis liberaalsest turumajandusest loobuma. See on toonud meile edu, vaba turumajandus areneb tsükliliselt ja kõigis nendes riikides, kus on üritatud seda tõusvat sinussoidi sirgeks vedada, on tegelikult veetud ots alla. Meie kõige suurem eesmärk lähematel aastatel peab olema liitumine eurotsooniga. Euro ei ole mingi imerohi. Seesama Iirimaa näide. Vaatamata sellele, et Iirimaa on eurotsoonis. Majandus on languses, kinnisvara mull on lõhkenud nii nagu Eestis või Kasahhis kuskil. Euro ei päästa kõikide ilma hädade eest, kuid kindlasti euro lisaks Eestile usaldusväärsust, kaoks ära igasugused jutud krooni püsimisest või mittepüsimisest ja kui Eesti liitub eurotsooniga, siis on ka Eesti saanud eurogrupi otsustajate hulka. Eurotsooniga liitumine ei ole midagi niisugust, mis varem või hiljem ükskord juhtub niikuinii. Meil on kogu aeg probleemiks olnud inflatsioonikriteerium. Inflatsioonikriteeriumi täitmine ei saa olema kergem ka lähemate aastate jooksul, kuid majandusarengud teistes riikides, eurotsooni riikides lubavad praegu meile seda, et me võiksime, siis kui me väga pingutame, mahtuda Maastrichti inflatsioonikriteeriumi raamesse 2010. aasta lõpul. See on ka kõige esimene võimalus ja ma loodan, et meil läheb hästi ja me suudame selle võimaluse ära kasutada.